tere, armas teeline! Nagu sa juba tead, on mul praegu käsil Philippi raamatu uurimine ja sellest just esimene peatükk. Ja alustan tänast mõtisklust tõdemusega, mida Paulus ütleb. Mulle on elamine Kristus ja suremine kasu. Laialt on levinud väide, et surm on elu osa, kuid see pole tõsi. Surm on elu vastand, elu vaenlane. Me ei pea ju oma autot vrakiks ja samamoodi pole ju lugu ka elu ja surmaga. Paulus rõhutab, et Kristus suri selleks, et ta surma kaudu kõrvaldaks selle, kellel on võimus surma üle, see tähendab kuradi, ja vabastaks need, kes surmakartuses olid kogu eluaja orjapõlves. Kuigi Paulus oli valmis Kristuse eest surema, oli ta kindel, et saab veel olla Kristuse teenistuses. Tähtsaim oli tema jaoks muidugi see, et ta austaks Kristust kas oma elu või surma kaudu ning kuulutaks evangeeliumi nii paljudele kui võimalik. Ehk on see üks põhjus, miks nii mitu epistlit kannab just tema nime. Oma kirjade kaudu sai ta jõuda paljude inimesteni paljudes paikades, sealhulgas sellises paigus, kus ta ise polnud kunagi olnud. Elu on väga lühike ja nende aastate jooksul, mida Jumal meile annab, on oluline jätta endast maha jalajälg Kristuse tundmisest kus iganes võimalik. Suur osa sellest mõjust on inimeste julgustamine usu ühtsusele. See oli just üks oluline põhjus, miks Paulus filiplastele kirjutaski. Kuid loeme Filippi esimesest peatükist, sest ma tean, ütleb Paulus, et see tuleb mulle päästeks teie palve kaudu Jeesuse Kristuse vaimu abil, minu kindlat lootust ja ootust mööda, et ma milleski ei jää häbisse, vaid et Kristus nüüdki, nagu ikka, täie julgusega saab auliseks minu ihus, olgu elu või surma läbi. Kuigi Paulus ei olnud kurjategija, polnud seekordne vahistamine esmakordne ja ka tagakius polnud talle võõras. Korintlastele räägib ta üksikasjalikult oma senistest kannatustest järgnevate sõnadega. Ma olen palju rohkem vangis olnud, saanud palju enam hoope, tihti olnud surmasuus. Ma olen juutide käest 5 korda saanud 1 hoobi vähem kui 40. Mind on 3 korda keppidega pekstud, 1 kord püütud kividega surnuks visata, 3 korda olen üle elanud laevahukku, terve öö ja päeva olen olnud veevoogudes, tihti olen olnud teekondadel, ohus jõgedel, ohus teeröövlite käes, ohus oma rahva seas, ohus paganate seas, ohus linnades, ohus kõrbes, ohus merel, ohus valevendade käes, töös ja vaevas, tihti valvamises, näljas ja janus, tihti paastumises, külmas ja alasti. Aga et me ei arvaks, nagu mõlknuks Paulusel kõige rohkem meeles kannatused, lisab ta kohe siia sellise teate. Lisaks muule, mis mul iga päev ette tuleb, mu sügav hool kõigi koguduste pärast. Kuidas siis suhtus Paulus kogudusse, mida ta rajas, ning inimestesse, keda ta Kristusele võitis? Ta ütleb, ma ei kirjuta seda teie häbistamiseks, vaid et teid manitseda nagu oma armsaid lapsi. Sest kui teil oleks ka 10 000 kasvatajat Kristuses, ometi ei ole teil mitut isa. Evangeeliumi kaudu olen mina teid sünnitanud Kristuses Jeesuses. Sellepärast ma kutsun teid üles, võtke mind eeskujuks. Või nagu ta kirjutab 1. Thessalonike kirja 2. peatükis, teie ja Jumal olete tunnistajaiks, kui vagalt ja õiglaselt ja laitmatult me oleme käitunud teiega, kes te usute, nagu te teate sedagi, kuidas me igaühed teie seast otse kui isa oma lapsi õhutasime ja julgustasime, teid manitsedes elama nõnda, kuidas kohus on Jumala ees, kes teid kutsub oma riiki ja oma ausse. Mu lapsed, kelle pärast ma olen jälle läpsavaevas, kuni Kristus teie sees saab kuju. Palun sind oma lapse Oneesimuse pärast, kelle ma sünnitasin vangipõlves, kirjutab ta Filemonile. Sarnaselt Jeesusega, kes panustas meie päästmiseks kõik, mis tal oli, teatas Paulus, ma teen meeleldi kulu
ja kulutan iseennast. aga nii vastuoluline, kui see ka pole, mida enam sarnab kellegi tegevus Jeesuse omaga, seda vähem mõningad inimesed teda armastavad või hindavad. Sest 2. Timoteuse kirjas ta kirjutab noorele kaastöölisele: kõiki, kes tahavad elada jumalakartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga. Aga ustavad kristlased on kõige mõjusam tunnistus Jumala austamiseks ja evangeeliumi tõe avaldamiseks. Pauluse kannatlikkus ja rõõmus meel pika ja ebaõiglase vangistuse kestel, tema julgus ja usk, kõik see oli pidevaks jutluseks. Mida sagas tähendas Pauluse väide, et suremine on talle kasu? 2. Korintuse 10. peatükk ütleb: sest kuigi me käime lihas, ei sõdi me lihaviisi järgi. Sest meie võitluse relvad ei ole lihalikud, vaid nad on vägevad, Jumala ees maha lõhkuma kindlustusi, hävitades kõik mõistuse targutused, ja me lükkame ümber kõik kõrgistused, mis tõstetakse Jumala tunnetuse vastu, võttes vangi iga mõtte Kristuse sõnakuulelikkuse alla ja olles valmis nuhtlema kõike sõnakuulmatust, kui teie sõnakuulelikkus enne on saanud täielikuks. Mis on meie vaimse sõja alus ja millised on need meie relvad siis? Kõik relvad, head või halvad, pärinevad mõtetest. Mõistus on kõigi ressursside asupaik ehk läte. Meel peegeldab südame vaimset seisundit. Meie mõistus on lahinguväli, kus langetatakse otsuseid. See peegeldab seda, millest juhindub süda, kas Jumala vaimust või siis lihasoovidest ja tahtmistest. Hea on selle juures see, et uuenenud meel ühtib Jumala tahtega. Kuid halb selle juures on see, et lihalik meel seisab Jumalale vastu ja suunab meid surma. Kuula, kuidas Paulus kirjutab Rooma 8. peatükis, sest lihalik mõtteviis on surm, vaimu mõtteviis aga elu ja rahu. Seepärast, et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala seadusele ega suudagi seda. Õpetussõnad 23 ütleb, sest ta on niisugune, kes arvestab iseennast. Söö ja joo, ütleb ta sulle, aga ta süda ei ole sinuga. Ja Mattuse 15 peatükis loeme, sest südamest lähtub kurje mõtteid, mõrvu, abielurikkumisi, hoorust, vargusi, valetunnistusi, Jumala pilget. Mõtted, milledega me oma meelt lahutame, näitavad, keda me tõeliselt teenime. Niisugune variant puudub, et mõistus jääb neutraalseks. See on kas alistunud Kristusele või pole alistunud Kristusele. Ja siis domineerib patt. Saatan kasutab tänapäevalgi veel kriitikat, reetmist, kimbatusse viimist, hirmutamist, kaaslaste survet ja hulgaliselt sarnaseid vahendeid, mida kristlased ei peaks iialgi kasutama. Meil tuleb kasutada hoopis armastust, halastust, rahu, leebust, kannatlikkust ja lahkust ja enesekontrolli. Meie võimsaim relv arvukalt tarvitatuna on vaimu mõjujõud, omav Jumala sõna. Sest ainult Jumal on suuteline muutma tõde osaks inimese südamest. Meie oleme üksnes tööriistad, mida Jumal kasutab oma eesmärkide teostamiseks. Aga kuidas me võiksime saada aru Pauluse mõtte tuumast eelkõige just suure võitluse kontekstis? Alustasin täna mõttega Philippi 1. peatükist, kus ta ütles, sest minul on elamine Kristus ja suremine kasu. Aga kui lihas elamine on tulusam mu tööle, siis ma ei tea, kumba valida, ütleb Paulus. See salm ei räägi suremisest ja taevasse minekust. See räägib muutusest loomuliku ja vaimse elu vahel, enesekeskse ja Kristuse keskse elu vahel. Rooma 6. peatükk kinnitab nõnda meile, nõnda arvake teiegi endid surnud olevat patule, aga elavat Jumalale Kristuses Jeesuses. Ja Johannese 12. peatükis Jeesus kinnitas, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei kuku mullasse ega sure, jääb ta üksi. Aga kui ta sureb,
siis ta kannab palju vilja. Kuna võitlus on vaimulik, oleme ideede ja väärtushinnangute sõjas. Ometi on Kristus saavutanud ristil meie heaks võidu ja nii kaua, kui jääme temaga seotuks, ei saa meid kunagi võita, isegi kui meid tapetaks. Paulus loovutas oma elu, sest ta usaldas oma elu ja tuleviku kõrgema kohtu kätte. Kristlastena ei peaks me võitlema mitte niivõrd oma õiguste eest, kuivõrd selle eest, mis on õige. Ei ole rusikaõigust, vaid jõud on õiguses. Oluline on meele uuendamine püha vaimu poolt. Tõeline uuendamine saab alguse meelelaadist. Jumala vaim kujundab meie mõtlemise, soovid ja moraalse arutluskäigu. Hea siinjuures on see, et uuenenud meel eristab tõde ja seisab vastu maiste väärtustega vastavusse viimisele. Halb on seejuures see, et rikutud meel pimestab südametunnistust ja moonutab vaimset taju. Mõningad tekstid pühakirjast. Rooma 12. Muutuge teiseks oma meele uuendamise teel. Sa panid tähele. Efeesuse 4. Saada uueks oma mõttelaadilt. Ja 2. Korintuse 4 kinnitab, kelle uskmatud meeled selle maailma Jumal on teinud sõgedaks. Ei saa millestki aru. Pühitsemine algab mõtetest. Püha vaim puhastab meelt, et me saaksime mõelda nagu Kristus ja tegutseda nagu taevastele kodanikele kohane. Niisiis meie meel võib olla rahu või segaduse allikas. Jumalale keskendunud meel kogeb rahu. Ärevuse, hirmu ja patuga täidetud meel kaotab stabiilsuse. Hea on seejuures see, et usaldav meelelaad puhkab jumalikus rahus. Halb tahk on aga see, et hajameelsed, kahepalgelised mõtted viivad segadusse ja rahutuseni. Mida pühakiri ütleb? Jesaja 26. Kindlameelsele sa hoiad rahu. Rahu, sest ta loodab sinu peale. Ja Filippi 4. Ja Jumala rahu hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Kõik, mis on tõsine, sellele mõelge. Ja Jaakobuse 1. peatükk ütleb meile, kaksipidise meelega mees on ebakindel kõigil oma teedel. Niisiis see, millel meel peatub, määrab hinge seisundi. Seega mina ja sina valime, millele me mõtleme, kus meie meeled viibivad. Rahu ei leita mitte olukordade, vaid mõtete muutmise kaudu. Meelelaadiga on selline lugu, et see määrab igavese saatuse. Viimane võitlus hea ja kurja vahel toimub just meeltes. See otsustab truuduse. Kristuse meel viib kuulekusele ja igavesele elule. Kõlvatu meel hülgab tõe ja langeb pattuorjusesse. Filippi 2. peatükk ütleb, olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel. Rooma 1. peatükk ütleb, et Jumal on nad andnud hoolimatu meele sisse, tulenevalt meie valikust. Ja Kolossuse 3. peatükk kinnitab, mõelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. Niisiis meie mõttelaad ja mõistus määrab meie suuna. Suund aga määrab meie saatuse. Päästmine algab siis, kui me allutame oma mõistuse Kristusele. Sest Jeesus väitis, kui nisuiva ei kuku mulda ja ei sure, jääb ta üksi, aga kui ta sureb, annab ta palju vilja. Seega, jah, on olemas vaimse surmaetapid, millest iga kristlane peakski läbi minema, et tõeliselt kasvada. Aga vaatleme neid nüüd piibelikult ja praktiliselt. Mida soovib Paulus öelda sellega, kui kinnitab lahkuda ja olla Kristusega on väga palju parem? Ta ütleb Filippi 1. peatükis, mind tõmbab nii see kui teine. Ma himustan siit lahkuda ja olla Kristuse juures, sest see on hoopis palju parem.
aga lihasse jäämine on vajalikum teie pärast. Seda kirja kohta on aegade jooksul küll väänatud nii ja naapidi. Täna käsitletavas kirjakohas tegeleb Paulus vastandusega elamise ja suremise vahel. Kristlased elavad Kristuse nimel ja võivad ka surra tema nimel. Selles mõttes on see kasu, sest meie tunnistus on palju võimsam ja veenvam. Inimene usub ju kahtlemata siis, kui ta on valmis oma uskumuse eest isegi surema. Aga pangem tähele sedagi, et surnud on päriselt surnud. Nad ei tea midagi, ütleb piibel. Nad puhkavad hauas kuni üles tõusmiseni. Just sellepärast ütles Jeesus Laatsuruse kohta, kes oli ju surnud. Meie sõber Laatsurus magab, kuid ma lähen teda unest äratama. Kujutlegem ette, kuidas näeks Laatsuruse puhul välja see, kui inimene läheks pärast surma kohe taevasse või siis paradiisi, kuidas soovid. 4 päeva lustib Laatsarus paradiisis, siis tuleb ingel nõndanimetatud halva uudisega. Vabanda, Laatsarus, aga Jeesus kutsub sind tagasi maa peale. Sa ei saa siia jääda. Sellise arusaamisvea puhul ei ole pole mõistlikku järeldust. Näeme, kui ekslik see juba oma olemuselt on. Surm on nagu unenägudeta uni, millest Jeesus äratab enda ustavad järelkäijad oma teisel tulekul. Siis tõmmatakse nad koos elus olevatega pühadega üles õhku ja viiakse taevasse, et olla igavesti koos Jeesusega. Pauluse nõndanimetatud lahkumine siinsest elust, et olla koos Kristusega, tähendab olemist temaga kannatuses ja surmas, selleks, et jõuda ülestõusmisele surmist. Kahtlemata teadis Paulus, et kui ta suleb surres silmad, on järgmine hetk tema teadvuses see, et ta näeb Jeesust, kes viib ta koos kogu Jumala rahvaga kohta, mille Jeesus on valmistanud kõikidele, kes teda armastavad. Kuigi Paulus oli valmis surema Kristusele, teadis ta, et filiplaste jaoks oli tema ihusse jäämine parem. Väärib isegi märkimist, et kristlasel ei pruugi olla lihtne vastata, kas parem on elada Kristusele või surra temale. Paulus väidab, et teda paelusid mõlemad, püsida elus või puhata hauas. Kuid ühes asjas olid nii Paulus kui Kristus ühte meelt ja selleks on ühtsus. Peab kohe alguses ütlema, et ühtsus ei ole lihtsalt kokkulepe. See on Kristuse iseloomu peegeldus usklike seas. Philippi 1. peatükis saame lugeda: käituge Kristuse evangeeliumi vääriliselt. Laske oma vestlustel olla ainult selline, mis sobib Kristuse evangeeliumiga. Jeesus pühendas ühtsuse teemale kogu oma palve, millega ta pöördus isa poole, mis on üles tähendatud Johannese evangeeliumi 17. peatükis. Seda nimetatakse ka ülempreesterlikuks palveks. Ja siin on nüüd selle palve struktuur. Kõigepealt esimesed 5 salmis. Jeesus ja isa. Jeesus palvetab enda eest, et ta saaks austatud. Austama tähendab ilmutama Jumala iseloomu oma elu ja ohvri kaudu. Rist saab Jumala armastuse ja õigluse lõplikuks ilmutuseks, tõeliseks austuseks. Teine osa 6. salmist. Jeesus palvetab oma jüngrite eest. Ta palub, et nad oleksid hoitud kurja eest, pühitsetud tõe eest ja poolt ja ühendatud eesmärgis. Ühtsus tuleneb pühitsusest, eraldatud olemisest Jumala sõna tõe poolt. Ja 3. osa Jeesuse palvest. Jeesus palvetab nende pärast, kes kristlase tunnistuse tulemusel Kristuse oma ellu vastu võtavad. Sest Jeesuse soov oli, et nad kõik oleksid üks. Sama ühtsus isa ja poja vahel on eeskujuks meilegi. See ühtsus tunnistab maailmale Jumala armastusest ja väest. See ülistab Jumalat. Ülistamine on tegelikult Jumala iseloomu ilmutamine. Rist on jumalik au, ennast ohverdava armastuse selgeim pilt. Kui
me seda iseloomu ilmutame, siis ülistamegi teda. Milles seisneb aga jumalik ühtsus? Mis on selle olemus? Peab kõigepealt märkima, et mitte igasugune ühtsus pole oma olemuselt püha. Olgu näiteks Apostlitegude 7. peatükk, kus Stefanost viskas kividega üks rahvahulk, kellest öeldakse, et nad olid kõik ühel meelel, kuid olid ühinenud ühel meelel vihkamises. Ühtsus ilma Kristuse vaimuta on ohtlik. See muutub vastuseisuks, mis on maskeeritud kokkuleppeks. Tõeline kristlik ühtsus on üles ehitatud tõele, iseloomule ja armastusele, mitte arvukusele ja populaarsusele. Kui me aga testiksime oma ühtsust, siis peaksime küsima, kas sinu toetatud ja taotletud ühtsus peegeldab tegelikult Kristuse iseloomu. Kas seda motiveerib armastus, alandlikkus ja tõde? Iga ühtsus, mis seab ohtu tõe või armastuse, on oma olemuselt võlts. Mis on aga vaimse ühtsuse aluseks? Selleks on 2 momenti. Esiteks palve. Ühtsus algab palvest. Jeesus näitas selle eeskuju Johannese 17. peatükis. Kui usklikud palvetavad koos vaimu kohalolu eest, on südamed kokku põimitud. Ja teine moment on püha vaimu roll. Vaim on Kristuse ihu ehk siis koguduse siduv jõud. Vaim häälestab meie südamed, vaigistab uhkust ja suunab meid Jeesuse poole. Ühtsus ei ole organisatsiooniline, see on vaimne. Kuidas aga on seotud ühtsus ja taevane kodakondsus? Milline oli Pauluse vaatenurk? Paulus omas topeltkodakondsust. Tal oli Rooma kodakondsus ja Juudi oma. Kuid tema tõeline kodakondsus oli taevas, sest tema sõnum oli ju elage Kristuse evangeeliumi vääriliste kodanikena. Niisiis elage taeva kodanikena juba täna. Taeva kodanikud peegeldavad taevaseid väärtusi, alandlikkust, kaastunnet ja tõde. Ühtsus muutub loomulikuks, kui meie tähelepanu on suunatud ühisele kodumaale. Meie lojaalsus Kristusele ületab kõik maised lõhed. Kuidas seda aga ellu rakendada? Kuidas tagada, et meie ühtsus oleks Kristuse keskne ja mitte tegevuskava põhine? Kuidas saame oma kohaliku koguduse elus peegeldada taevast kodakondsust? Kindlasti ühine palve, jagatud missioon, andestuse leppimine, keskendumine iseloomule, mitte kontrollile. Ja lõppkokkuvõttes saaks öelda järgnevat. Ühtsus, mis ei põhine tõel, on vaid ajutine vaherahu. Tõeline ühtsus sünnib siis, kui Kristuse iseloom kordub tema rahva elus. Nagu Paulus Philippi 1. peatükis ütleb, et te püsite ühes vaimus ja ühel meelel minuga võitlete evangeeliumi usu eest. Olgem siis kindlameelsed ühtsuses, mitte ühetaolisuses, vaid vaimuga täidetud harmoonias, mis ilmutab maailmale Jeesuse armastust ja Jeesuse iseloomu. Kui Jeesus palus oma ülempreesterlikus palves koguduse ühtsuse eest, siis on keegi, kes toob lõhesid ja selleks on saatan. Tema orkestreerib lõhesid koguduses, ühiskonnas, riigis, perekonnas, erinevates teenimise harudes ja ka töökohtadel. Ja siin mõningad õppetunnid selle teema juures. Ühtsus Jeesuses ja sõnumi ühtsus võimaldavad meil olla missioonis ühtsed, sest ilmutamise 14.6 teatab ühtsed igavese evangeeliumi kuulutamisel. Või nagu Philippi 1. peatükis öeldakse, ega lase endid heidutada mitte
mitte millestki vastaste poolt. See on neile hukatuse, teile aga pääste tähiseks ja nimelt Jumalalt. Teine õppetund. Meil pole põhjust karta vastasseisu. Me ei pea kartma tagakiusamist ega ähvardusi. Kolmas õppetund. Meil pole põhjust karta surma. Hebra 2. peatükk väidab, et nüüd lapsed on liha ja vere osalised, siis temagi sai otses samal viisil osa sellest, et ta surma läbi kaotaks selle, kelle võimu all oli surm, see on kuradi, ja vabastaks need, kes surmakartusest olid kogu eluaja kinni orjapõlves. Jeesus Kristus seisis silmitsi surmaga ja võitis, et murda saatana vägi ning vabastada meid saatana patu ja surma hirmust. Või nagu Filippi 1. peatükk ütleb, sest teile on armust antud Kristuse pärast mitte ainult uskuda temasse, vaid ka kannatada tema pärast. Ja võidelda sama võitlust, mida te olete näinud minust ja nüüd minust kuulete. 4. õppetund. Päästmine on and. And antud Kristuse nimel, et me temasse usuksime. Efeesuse 2. peatükk ütleb, armust olete päästetud usu kaudu ja see on Jumala and. 5. õppetund. Kannatus on and. Kristuse nimel antud, et tema pärast kannatada. Kuid kannatustel on 2 positiivset tahku. Esiteks, Jumal saab kõik heaks pöörata. 2. Korintuse 13 ütleb, sest me ei suuda midagi tõe vastu, vaid üksnes tõe poolt. Ja kuulake, kuidas Joosep oma vendadele ütles kord. Te mõtlesite küll mu vastu kurja, aga Jumal pööras selle heaks, et teha, mis tänapäeval ongi tehtud, hoida palju rahvaste elus. Ja teine positiivne tahk, kannatus kasvatab meie iseloomu. Jakobuse 1. peatükk ütleb, teie usu läbikatsumine teeb teid kannatlikuks. Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu, mille issand on tõotanud teile, kes teda armastavad. Aga mitte üksnes sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus saadab kannatlikkuse ja kannatlikkus saadab püsivuse ja püsivus lootuse. 1. Peetruse 1. peatükk ütleb, sellest te väga rõõmutsete, kuigi te nüüd vajaduse korral pisut kurvastute mõnesugustes kiusatustes, et teie usk, kui see on läbi katsutud, leitaks kalli hinnaisem olevat kullast, mis kaob ja siiski tules läbi katsutakse ja oleks teile kiituseks ja hiilguseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel. Pane tähele, katsumused ei tee usku ehtsaks, ometi ei ole tõelist usku ilma nendeta olemas. Katsumused tugevdavad meie usku tulega puhastamise kaudu. Katsumused näitavad sügavamat sõltuvust Jumala väest, mitte enesekindlust. Mõnikord on kannatustel ka suurem eesmärk. Paulus ütles, sest ma tean, et see tuleb mulle päästeks teie palve kaudu ja Jeesuse Kristuse vaimu abil. Kui me aga oleme lapsed, siis oleme ka pärijad. Nii Jumala pärijad kui ka Kristuse kaaspärijad, et kui me ühes temaga kannatame, siis me ühes temaga ka austatakse. Ja noorele Timoteusele kirjutas Paulus nii. Ja kõiki, kes tahavad elada Jumala kartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga. See on eesmärk. 6. õppetund. Vaata Jeesusele. Hebra 12. peatükk ütleb, sellepärast meiegi, et nii suur pilv tunnistajaid on meie ümber, pange maha kõik koorem ja meid nii hõlpsasti takerdav patt ning jookskem kannatlikkusega meile määratud võidu jooksmist, vaadates usu alustajale ja täidesaatjale Jeesusele, kes risti kannatas temale oodatava rõõmu asemel, häbist hoolimata ja on istunud Jumala aujärje paremale käele. Vaata Jeesusele, see on sõnum. Mitte iseendale ega oma patule, mitte teiste solvangutele, mitte tervisele, rahale või perekonna valule. Hoia pilk sellel, mida Kristus on meile valmis pannud. Ja siin on ülekordamiseks need
6 õppetundi Philippi 1. peatükist. Esiteks, ühtsus Jeesuses ja sõnumi ühtsus võimaldavad meil olla missioonis ühtsed. Teiseks, meil ei ole põhjust karta vastasseisu. Kolmandaks, meil pole põhjust karta surma. Neljandaks, päästmine on kingitus. Viiendaks, kannatus on kingitus. Jumal saab kõik heaks pöörata. Kannatus kasvatab meie iseloomu. Mõnikord on kannatustel ka suurem eesmärk. Ja lõpuks kroonivalt vaata Jeesusele. Kaunist nädalat sulle, peatse kohtumiseni!